Hei. Nagu lubatud oli, kell 9 hakkab mäng pihta, aga ära sa ütle, isegi paar minutit varem. Ehk siis, Moens TV alustab siis, veel kord olgu öeldud, ülekannet kvalifikatsiooniturniirist, kes pääseb järgmine aasta maailma meistrivõistlustele. Ja esimene mäng on meil Sotiga, vana hea Soti. Särgid on mõlemad võistlusel sinised. Aga küllab me omad ära. Krissu, ütle, kas sa kuuled mind, me teeme tšekk. Mul on see mikker ka küljes, et kirjuta mulle, Krissu, kas sa kuuled mind. Meil on vaja protseduurid vaja teha hommikused. Ja Karla kuul läks pikaks. Siin jubedalt veereb. Aga keegi ei kirjuta midagi. Ma ei tea, kas on nüüd... Kui nüüd hääl läbi ei tule mingil põhjusel, siis öelge küll. Kuulen, väga hea. All good. Niisiis jaa, et Soti alustas, võttis loosi ja Karla sai teise kuuliga, sai paremaks. Väljakud on, tundub, et on nagu lihtne. Ja see tunne tekib sellepärast, et suuri kivi ei ole, järelikult on lihtne. Tegelikult nii ei ole. See on suht nõudlikult, et ta küll tükib veerema minema. Ja teine asi on siin natuke lainetab ka see väljakud, et kui vastu mäge viskad või mäe külje peale, siis võib kohe see kuul minna sinna, kus tema täpselt tahab. Ja tulevad, inimesed järjest tulevad, koguneme, rahvas, people. Et täna on siis 5 vooru Šveitsi, 19 võistkonda. Algul oli kogu aeg kirjas, oli 18 võistkonda, ma ei tea, kes see info, ma arvan, see ei ole mingi ma ei ütle nüüd mingi riigi saladust välja, et kuulsin siin kuluaaridest, et algul oli ju 18 võistkond kirjas, aga siia ikkagi tuli ka Iisrael siia nimekirja juurde. Nad väidetavalt, see on mingi jutt võib-olla lihtsalt, et nad ei pannud seda kirja sinna turvalisuse või mingil põhjustel ei pannud kohe Iisraeli sinna kirja. Ilmselt võib-olla, et siin vältida mingite protesti inimeste kogunemist siia või jumal teab mille pärast. Igatahes hiljem ta lisati siia nimekirja. Ja see nüüd tähendab vist seda, nii palju kui ma jälle aru sain, et siin selle turniiri üldse päeva lõpuks võit ei ole oluline. Turniiri võit ei ole oluline. Tähtsi on saada 9 sisse. Ja selle Šveitsi süsteemiga on vist niimoodi, et 3 võiduga saab edasi ja pidi olema vist niimoodi, et kellel 3 võitu koos on, see saab järgmine aasta MM-il. Vaatame, Marks lööb. Lööb väga hästi. Bravo! Lõi hästi ära. Ja siis huvitav lugu veel see, et kui nüüd jällegi mitte 100% kindel, aga jutt oli vist niimoodi kuidagi, et võib-olla, et see, kellel on vaba voor, ehk siis praegu pidi olema vist Jersil, et see vabavooru võit tule vabavooru võiduga vist edasi ei pruugi saada. Nüüd see lahemees tuli ette mulle siia. Ma ei näe mitte midagi teha. Midagi ei ole teha. Sorry. Nii. Sotlane asetas jälle esimeseks tagakuul, umbes mingi 25 senti. Aga tundub, et me läheme seda jälle lööma, seepärast, et asetada siia on pigem tundub, et lihtsam on lüüa seda ja suht ohutu ka võib-olla, et enda kuul ka ei juhtu midagi. Nii, Marks läheb lööma. Ilusti rauda. Meil siis mängivad koos Eesti koondis. Karla asetab, Jari on, Meelis on keskel ja Perku on lööja meil.
ja see sotivana, see mõtleb, et ta seisabki kogu aeg mul see kaamera ees ja pingi peal on meil varus ootamas, lahingusse kohe minemas on Veiko, no ega ma ei näe siin midagi tead. Te ka ei näinud ja jälle pani esimeseks. Veeretas esimeseks. Ja kuulid on nüüd niimoodi, et meil peaks olema 2 ja sotil peaks olema 1. Väga hästi, väga hästi. Ilusti ette maha, pihta, löök, väga okei. Väga okei. Ja nüüd peaks minema sotlastel viimane kuul lendu. Meil on veel Jaril 1 kuul käes. Hall on, mis me ütleme, selline soe on siin. Ma ei saa aru, kuidas seda köetakse, aga ega siin muidugi õues ka väga külm ei ole. Käkk tuli ka vaatama, no tubli. Ja nägid, seda ei osanud keegi arvata, et sealt millegi pärast ära põrkab. Et põrkas ära täitsa. Ja meil on 1 kuul peal ja 1 kuul käes. Ja nüüd on küsimus, et kas minna lööma, tuleb see tumedam kuul veel punktiks, vist see peaks olema Karla kuul, mis esimene pikaks läks. Või siis ikkagi asetada. Aga minnakse asetama. Oi, pikaks läheb. Ja. See ei ole nii, seda kihti on siin natuke vähe peal, et ta ikkagi ei tõmba kinni siin see asetusega, kui rullimit läheb tegema, et ta tükib veerema minema. Ma olen siin kaameraga siin pool, seal pool teise pool, kus mängijad, varumängijad ja treenerite pink on sinna poole, seal on väga kehva, seal ei saa nagu üldse kaamerat kuhugi toetada. Sellepärast ma siin olen. Proovime kuidagi seda värki siin edastada ja tõenäoliselt siin nende ülekannete jooksul siin kaamerate eest kõnnivad inimesed läbi ka, aga noh, mis me ära teeme? Mis me äkki ära teeme? Kitsa võitu on siin küll. Nii, snadi kaus on ütleme umbes 6,5. Alla 7 pakun. Ehk siis suht lühike mäng. Ja ikka läheb pikaks. Siin peab ikkagi kohe hästi jalalt viskama. Ja läheb pikaks. Aga ei see midagi. Tagakuul ka olemas nüüd. Ja kaab läheb pikaks, aga mitte nii pikaks. Snadi liikus natuke. Come on, Karla. No just. Ja lühikeseks jäi, aga näed, see väljak on siin selline, et pigem minnakse seda lööma. Ta on mingi 35 senti küll vist ennast nädi. Aga ikka minnakse lööma. Jäi sinna mäenuki peal seisma.
Ilusti rauda löök, ilusti retroga tuli tagasi. Hullult veereb. Oi, see on pikk. Läkski pikaks ja no sellise tugevusega oleks pidanud ees olema, tead, siis oleks hea. Ja läkski napilt pikaks. Okei. No võeti otsus vastu, et minnakse seda vastastega kuuli lööma. Meil on teine kolmas. Kuigi nad väga ligidal ei ole, aga vaata, mis Marks teeb. No mis ta ikka teeb? Mis siin teha on? Lööb lihtsalt ära selle kuuli ja ongi all good. Nii. Meil on juba 4 kuuli visatud. No vastastel on 2 kuuli visatud. Vaatan, et väga palju välismaa nimega inimesi on tulnud vaatama meie kvaliteetprogrammi, mida teostab Moens TV. Ja pani päris hea asetuse sinna nüüd sotlane. 10-13 senti snadi taha ja kõrvale ja täpselt meie kuuli ette ka natukene, mitte päris täpselt, aga see nõuab nüüd täpselt tabamist. Come on, Marks! Oi! Täpselt nurgad paigas ja naksti minekit. See kuul tegi minekit ka. Seis on 1-0. Eesti juhib. Niiviisi. Vastastel on 3 kuuli käes, meil on 1 kuul käes. Meil on 2 tükki peal praegu. Ja näed. Ta tuli nüüd nagu madalalt, tegi rulli vaat sinna ja kohe rullis. Snadist tagapool. Ideaalis, kui nüüd saaks sinna snadi ette kuidagi, oleks idekas. Vaatame. No. Väga hea kuul. See on kohe esimene ka. Ja paras jagu, et kui seda puhtalt ära tahta lüüa, siis võib küll täpselt väga nurgad paika panema, et Soti oma kuulselt tagant minekit ei lähe, kuna tahaks lööma, aga tundub, et pigem vist nad ei lähe lööma. Mängib sinna peale, et kui saab pihta, siis mängib kuidagi lahti, et siis oleks parem lööjal lüüa. Sotil on 2 kuuli käes. Meil on kuulid otsas. Ja
kitsas on ja siin triode jaoks. Võiks isegi ütelda, rahvast palju väljakutel. Ja tegi väga hea asetuse, täpselt nagu väga hea asetuse ja tundub, et on vist 2 peal. Kõkses meie kuuli ära ja ise jäi sinna punktiks, et väga hea asetus tõesti. Mis ma tahtsin ütelda? Väljakut. Et me teeme siin praegu üllatavan selles mõttes, kõik see ruum on soe ja valge ja kõik on nagu okei. Aga MM-i kvalifikatsiooniturniir ja arva mida? Väljaku laius on 2,80. Nii, see läks pikaks. Ja tundub, et Soti sai siit 2 punkti. 2 punkti, jah. Et väljaku laius on 2,80. Ja me teeme mingit maailma tasemel, mingit kvalifikatsiooniturniiri siin. See on küll nüüd selles mõttes kummaline. Aga noh, jällegi tõenäoliselt võrdsed tingimused kõigil. Aga oleks võinud 3 meetritki täis olla või midagi. Aga no las ta olla. Proovime siia ära mahtuda ja kaamerasse ka võtta kõik kuulid ja snadid ja tüki mängijatki. Ja siis me saame need asjad ära vaadatud siit. Nii. Seis on 2-1 Sotile. Päris hea asetus jälle. Madalalt ilusti kontrollitud vise. Ja tuli päris hea asetus. Karla ei ole veel meil väga häid asetusi veel käima saanud. Need kõik tulevad veel kodudes, ärge muretsege. Kõik need väga head asetused tulevad. Ma ei hakka kaameraga praegu iga liigutuse pärast, vaatan praegu kuulid ja snadi näha. Siis. No, nagu ma ütlesin tead. Ma ütlesin, need tulevad. Ma muidugi võib-olla ei arvanud, et ta kohe nii rutu tulevad need head astused, aga Karla hakkab tööle, ütleme nii. Super astus. Mööda. Apa. See püsin maas. Oho. Kurat. Ukrainlane oli väga rahul oma viskega. Hõiskes nii, et kõik vappusid siin. Aga ei see midagi. Teine vise. No nii. Nüüd see hästi pihta. Ise jäi väljakule. Nii, vastastel on 3 kuuli visatud, meil on 1 kuul visatud. Peaks vist asetama, jah. Ja siis vaatame, mis saab. Oi, jõudis, jõuab, no nii! 2-2. Stardikiirus oli kuulil küll suhteliselt tugev, aga täpselt jäi kinni õigel kohal ja seisma väga hea asetus. Super. Nii. Minnakse jälle lööma. Oi, see täitsa lühikseks, jah.
ja sealt ta ikkagi, no ta põrkas üle ka ja mööda ja ta ei oleme igaks üks valmis. Ma silmanurgast näen, et näete seal vasakul seal lühikese soenguga ukrainlane kollase sinisega seal silmanurgast, kes seal kõnnib, tuleb sealt. Et oleme valmis, et tal on vist selline nägu pääs, et läheb vist jälle virutama, et kui ta nüüd õnnestub, siis ärge teie seal kodus telerite eest väga ei, ta läheb vastama, nii et mingit karjatust siin ei tohiks tulla. Ja pikaks läks, ilusti otse tuli küll. Pikaks läks ja nüüd on niimoodi seis, et vastastel läheb viimane kuul lendu. Aga meil on veel 4 kuuli käes. Okei. Tõenäoliselt üritab siia lukku mängida või midagi siia teha. Vaatame, kus ta selle viimase kuuli panevad, kas jätavad ette või mis nad teevad. No jah, ta jäi sellise koha peale seal, et tuli 4. See vasakpool, see üksindiku kuuli, meie kuuli, mis siin väljakul, seda ta võidab. See oli nagu nende miinimumi eesmärk, mida teha selle kuuliga. Nüüd on küsimus, et kas nüüd Marks läheb seda ruumi tegema, aga ei, me läheme asetama. Et muidu oleks üks variant, et optsioon on 2 heledat kuuli seal ära lüüa, et äkki lootuses, et äkki läheb mõlemad minema, kui nurgad paigas on, aga pärast nad peavad seda üksikut kuuli ikka minema, võitma, asetama, et läheme kohe asetama praegu, vaatame. Noh, kas tuleb tuttav ette või? Mulle praegu tuli mingi déjà-vu, kui siin Viimsi petangijäljus oli esimene avavõistlus ja siis kas mitte seal ei olnud niimoodi, et ma ei tea, mis see võistlusfaas oli, aga kas see oli veerandfinaal või mis seal oli, kui see läks üle ära. Aga mõista, kuhu ta läheb, kuhu ta ikka läheb. No. Et nagu te väga hästi mäletate kõik, seda saab järgi ka vaadata, kui Jari ja Veiko olid seal olid hädas Ida-Virumaa sportlaste vastu, kui viimase vooru ja snadivooruga snadivooruga võtsid 5 punkti ja tulid 5-9 seisu pealt, võitsidki 10-9, et siis tegi Jari samasugune temporuumi oli sama vähe, et Jari tegi oma töö väga hästi siin ära praegu on 3 punkti meil peal. Ta oleks võinud omadele pihta minna. Natuke oli suund vale. Tugevuseks, et oleks meie omadele pihta läinud, oleks nad stoppina kinni võtnud, aga läks pikaks, okei. Ei see midagi. Üks kord veel võimalik visata. Sinna punti oleks hea saada. Ja. No. 4 vedo, 4, et 4 punkti juurde. Eesti 5, Šoti 2. See oli mehe tegu. Tip-top. Te võite seal kodudes muidugi selle turniiritabeli või selle nimekirja lahti võtta 19 võistkonda ja lihtsalt nagu väikseks mõttemadinaks ja proovida täppi panda, mis ei ole küll maailma kõige keerulisem ülesanne võib-olla, et nagu pooled pead sa õieti panema, et kes need 9 on, kes siit 19 endale selle koha lunastavad, et lihtsalt vaadata ja mõtelda, et kui palju, kes teab Euroopa petangist või siis kes oskab ära arvata üllatajaid või mis plaan on, et kes need 9 on, kes seda saavad.
et huvitav päeva lõpuks see selgub. Et siin ei ole jah, võit ei ole, selle turniiri võit ei ole üldse nagu oluline. Tähtis on saada 3 võitu. 5 mängu, 3 võitu. Niisama lihtne on. Pandi mingi 7,5 äkki, 8 on äkki vist. Kaugus, 8 pakun, jah. Ai kurat, tugevus hea. Mis ma ootan? Mis sa lobad? Seis või? Pillekene, noh. Just ütlesin, et ju seis on ju 5 on Eestil koos juba. Ja Sotil on ainult 2 ju. 5-2 Eestile. Okei, palun vabandust, ma püüan siis tihedamini ütelda seisu. Tihedamini ütlen seisu ka. Seis on 5-2. Eesti poolt vaadatuna. Karla Kuul oli tugevuselt väga idekas, aga natuke kõrval üks mingi 28,5 senti umbes. Aga mindi ikka löödi mööda ja nüüd läks vastane asetama. Ja seis on endiselt 5-2 Eesti. Noh, väga hea asetus. Mõeldakse mida teha, aga mõeldi välja, et seda tuleb lüüa. Tublid olete, muidugi. Läksite nagu läksite Soome tuuslarit tuuseldama. Väga hea. Tublid, võidelge seal. Hästi. Ma kuulsin, sinna läks vist täna Soome vist sinna turniirile kohe vist päris mitu võistkond Eestist, mis on väga tore. Kaart oli, kõike oli, aga läks üle. Okei, läks üle. Suund ka natuke vale, aga. Come on! Jah, nägin kohe ära siit. Ma nägin siia kohe ära, kui siit käsi taha läks, ma nägin kohe, et selle pihta. Väga hea. Nii. Vastastel on visatud 2 kuuli, meil on visatud 3 kuuli. Aga meil on päris hea asetus. Ja minnakse uuesti seda lööma. Oi, no see oli täiesti ebaõnnestunud vise. Aga siin on tuttavaid nägusid on siin ikka, ega tundub, et no Sotimaa on niikuinii, et seal on see vend, kes praegu viskama läheb. Seda meest ma tean juba 2016 Madagaskaril nägin teda esimest korda MM-il. Ja see vend käib kogu aeg, kus no nii, nägid ja pani superasutuse. Et see vend käib küll. Kus on Soti mängimas, siis see vend on kohal. Ma eelmine aasta Prantsusmaal küsisin tagast, et mis teil rohkem meid mängijaid ei olegi seal Sotimaal kui nemad.
ta ütles, et oli, aga ta kõrvaldas nad ära. Ai! Väike põsk oli siin, väike kõks, aga ära ta ei läinud see vastasse kool. Et siin on jah tuttavad, näiteks Inglismaa näed seal punastega. Paljudele tuttavad ette, näiteks event, kes praegu läheb siin ringi. Oli alles ju siin klubide karikal, klubide Eurokapil mängis Tõrva vastu. Et siin on tuttavad näod. Käivad võistlusele. Seis on 5-2 Eesti juhib. Et ütleme nii, et minnakse uuesti lööma. Väga hästi Jari Järasele. Meil on üks kuul veel käes. Et meil siis meie koondis Eestit esindab siin sama võistkond, kes oli ka sel suvel esindas Eestit siin Euroopa meistrivõistlustel triodele. Et see oli suht õige otsus, mida nüüd teha ja õnneks olid nad ka nõus Eesti tulema esitama ja seda pääsed siia lunastama järgmiseks aastaks, et loodame, et see õnnestub. Et sama süsteem oli ka näiteks, kuulsime, et tegi ka Norra võistkond tegi ka olla saatnud sama koondisi, kes oli ka EM-il, et nendel oli ka kaalumisel korraks, et tuli hetkeks mõte, et äkki teha kas mingid katsekad veel selleks eraldi või mitte, aga läksid ka sama teed ja tundub, et see meie puhul ainagi, see oli nagu õige otsus. Nii, meil läheb viimane kuul, Karla läheb lööma seda. Ja kratsis ära piisavalt. Piisavalt kratsis ära. Nüüd jääb ainult kuule lugeda. Vastastel peaks olema küll nüüd. Meil on nüüd üks peal. Aga teine-kolmas on vastastel. Teine-kolmas on vastastel, et ja ongi viimane kuul, jah. Viimane kuul. Kui neil nüüd viimane kuul on, ma ei tea, mis siin mõtelda on. Neil on teine-kolmas, meil rohkem kuul ei ole, võiks ju minna lööma tead, aga kuna tal tuli nii hästi see asetus välja, et ta lähevad nagu kinda peale, et lähevad asetama siia. Ja asetas ära. Jah. Ütleme nii, et jätuga oleks olnud 3, aga asetusega said 1, kindla peale minek. Parem punkt tabelis kui tuvi taskus, ütleme nii, nagu ütleb Eesti vanasõna, ja Soti 3, Eesti 5. Just, et väike täpsustus, et 75 minutit mängu pikkus ja 2 nadi, pluss 2 nadi. Et nagu aega on ja kõiki on. Niiviisi. Hea kuul, väga hea kuul. No siin peab nagu ettevaatlikult viskama teed. No, siin ei ole seda kihti nii palju peal, mis seda rullivalt selle kinni võtaks alati, et siin otstes on natuke rohkem seda kihti küll, aga keset väljakut sellist lahtist ei ole, mis nagu rullimisel kinni võtaks seda. Aga me läheme seda kohe lööma, see on piisavalt hea kuul. Ja seis on 5-3 Eestile. Väga hea. Bueno. Hästi löödud. Vastatse kuul õue ise väljakule. Kõrval mängib Andorra, mängib Norra. Kuule nüüd, huvitav. Andorra mängib Norra vastu. Magic.
Andorra mängib Norra vastu ka. Väga. Andorra, Norra, need on mõlemad minu tabelisse, kui ma ennustus selle tabeli tegin, kes seda edasi saavad täna, siis seal nimekirjas oli Andorra, Norra oli kindlasti seal kirjas. Et need peaksid kuidagi edasi ikka edenema, olema ausad. Andorra, Norra. Come on. Nii. Ruumi nagu jäi. Karale vastu. No ei. Tuli. Marks ütleb, et tuli. Aga no usuvad. Usume Marksi. Tehti kohe Facebooki uus grupp. Ja mõõtma ei minda. Ja lähevad kohe viskama. Ja läks mingit tempu tegema, et äkki võtaks Snadiga kampa, aga ei saanud Snadile pihta, siit oleks veeretanud endale ilusti 2 punkti peale, aga ei õnnestunud Snadi kätte saada. Vastastel 3 kuuli käes. Tuli pigem vist tuli. Pigem tuli. Ma pakuks, et seda võiks küll lööma minna. Eriti veel selles valguses, et vastastel on 2 kuuli käes ainult. Ma arvan, seda peaks lööma minema. Eeskuul ja nii teemegi. Seis on 5-3 Eesti juhib. See kõrvalväljakult nägite, kus Norra noormees virutas siia karu. On ikka. Parasjagu kratsis ära. Parasjagu ise rahul ei ole, aga ilu ei saa patta panda. Töö tegi ära vastane ringis. Meil on 3 kuuli käes. Valetan, meil on 4 kuuli käes. Ja vastastel on 2 kuuli käes. No nüüd liigutas Nadi natuke. Ja kas natukene niimoodi, et neid peaks olla vastastel peal vist. Aga ruumi piisavalt, ma arvan, et seda vist lööma ei minda. Nii on. Kõrvalväljakul näete, Andorra noormees virutab jälle, see on ka hästi näha siin. Väike stiili näide. Ennest tegi karu. Ja nüüd tegi kupuka, aga töö tegi ära. Nii. Nüüd peaks nüüd ettevaatlikud, hästi ettevaatlikud, sest Nadi ette jätma kuuli, küll siis oleks hea. Ruumi siin on. Ja. On ikka. Las ta olla seal. Niiviisi. Ja Marks on juba 2 korda löönud. Meil on 2 kuuli käes, vastastel on 1 kuul käes. Ja vastaste lööja läheb lööma, seda tundub. Ei. Ta arvas, et ei hakka maa lööma, tead. Ruumi on. Moenstom ei kõik all good. Meil oli
mul oli siin väiksed protseduurilised probleemid seoses kaameratega. Ühendusega ma ei saa mitte kedagi teid kätte, aga see paanikahoog läks üle, nagu näete, ilusti kõik töötab, et assa vait. Seda ka väike oht oli, et meie oma sealt ära läheb. Aga nüüd on ikkagi see heledam kuul on nüüd vastaste kuul ja see pidi olema punkt väidetavalt, et meil on küll teine. Ruumi on. Seal jätuga tuleks üks juurde, aga pigem läheme asetama. Jääb seisma küll, ta ei jäänudki seisma. Pagan ei jäänud seisma. Ma saan aru küll, et sa ei kuulnud, Tom, aga mulle tundus niikuinii ma vaatan, et te hakkate mind vaikselt vältima. Aga okei, siin kahjuks nüüd Jari kuul läks natuke pikaks, et vastane sai 1 punkti. Oota, aga miks on 2 sai? Jari! Nad said 2 või? Aga mis seis on? Ennest oli 3 siis või? Kuna see oli 1 punkt see? Okei, tabloo ei valeta. 4-5. Ehk siis Eesti 5, Šoti 4. Huvitav. Nii. Oleme mängus sees. Ja näed. Pildis vist ei olnud näha, aga see kuul läks nagu üle mere lainete. Tõusude ja mõõnadega läks see kuul ja läks pikaks. Punktiks tuli, aga huvitavalt see kuul jälle läks, et peale põrget hakkas kohe pidurdama ja ei läinud enam sugugi edasi, aga punktiks tuli. Aga ruumi on palju. Ja tuli jälle esimeseks. Okei. Väike mõttekoht. Kuna väga head astust meil ei ole, siis lähme ikkagi seda astust sinna tegema. Pool tundi on veel mänguaegu. Ma nägin tabloo, mingi kell käib seal seina peal. Seal on 30, et tundub, et see vist aega loeb 0. Aga siin ühel väljakul sai mäng nagu läbi. Ukraina mängis Bulgaariaga. 13-1 seal mäng lõppes, aga oot. Karla tegi ju väga hea asetuse ju. Ma vaatan, et ma kaameraga piiame selle paremini kinni siin.
See nüüd, noh, jõuluaeg. Tegi väikse jõulumoodi kingituse meile. Ilusa kaarega, puhtalt endale kupukas ja enda kuul minekit. Ja nüüd on meil 2 tükki peal. Jah, 5-4 jah, on seis. 5-4 Eesti juhid. Ja tuli täpselt kohe Snadi kõrvale ka. Väga hea asetus. Come on, Marks! Seda me lähme kohe kõrvaldama, see on nagu magustoit. Väga hea kaugus löömiseks. Selline mõnus. Midagi ei sega, lihtsalt. See helekuul on seal vaja minekit lüüa. Sa pagan küll. Ta oli täitsa mööda minemas, aga siis mõtles viimasel hetkel, et natuke ikka riivata. Come on! Ja tegi väikse musi sellele kuulile ainult. Ja. Vaat seal on see, kus see kuul on helekuul, see on nagu kallaku peal, üle mäe kallaku peal. Ja Marks läks ka nüüd ette lööma, aga tabas seda mäeharja. Silmakeel on näha, seal mägi on või midagi miskit, aga on. Ja suund oli küll õige, aga kohe põrkas üle. Okei. Lähme ükskord veel lööma. Läheme ükskord hästi lööma. Väga hästi lõime ära. 2 punkti jälle peal ja 1 kuul on meil veel käes. Vastastel see... Neil on veel seal kuule küll. 2 kuuli on nendel käes. Vastastel on 2 kuuli käes. Enam ei usu, et sinna teist korda sama hea asetuse teevad, et läheb praegu nagu lööma, ruumi tegema. Vaatame, kas õnnestub. Ja täpselt pähe. Aga ise ei jäänud. Ruumi tegi. Ja nüüd on kuulid tasa. Vaatame, kas ta saab sellega hakkab. Teinekord on, kui on väga palju ruumi ja tundub, et väga lihtne olevat, siis kaob nagu fookus ära ja ei tule sellest. Ka esmapilgu näevad nagu lihtsalt asetust tuhkagi välja, aga see vend pani jälle väga hea asetuse. Ja nüüd on vaja see lihtsalt ära lüüa. Come on! Viimane kuul läheb lendu üldse. Ei tulnud. Lendas üle ja natuke mööda ka. Seis on 5-5. Okei. Come on!
väga pikka mängu ei harrastada, siin tundub selline, no jah, 9 ikka ei ole päris, jah. Aga siin on keeruline nüüd kuidagi seda pilti saada meil siin. Piilume siit. Ja tuli väga hea asetus. Tuligi väga hea asetus. Nii. Nüüd kohe hakkame õnnestuma. Moens Mare. Seis on 5-5. All right, all right. Ludvig Sander, all right. Bien, Alex, bien. Minnakse seda vastu lööma. Super, Alex, super. Väga hea löök. Väga hea löök. Ja ise väljakule. Ise on rõõmus. Ruumi on. Muidugi peab jälgima, et see nöör on seal kohe kõrval, snadid suht digidal, et üle joone on out. Okei, väga hea kuul, väga hea kuul. Seis on 5-5. 5, 5, 5, 5. Cinco, 5. Piens. Rohkem ma hakka kaugemal arvetama numbreid. Kes teab, see teab. Jah, nüüd jättis kohe viske lühemaks, kaare jättis madalamaks. Ennest viimased tõsted on nagu tõstnud suurt kaart ja nüüd jättis kohe nagu lühemaks. Ja tulemus käes. Ehk siis tulemust ei tulnud. Pihta ei saanud. Ja endiselt on seis 5-5. Ja aega on veel mängida 20 minutit, 45 sekundit. Pluss 2 nadi. Kokku on 75 minutit mängitud. Nii. Sotlastel lööjal kuulid otsas. Ja näed. Hästi madalalt kontrollitud vise ja ilusti otse snadi ligidale. Ja teine jätu. Bueno! Selles voorus 2 jättu, 2 karu.
täitsa kohe karupesa, võiks ütelda. Hunnik karusid. Väga kena, väga kena. Meil on 2 punkti peal. Vastastel on 2 kuuli käes. No see ei tule. See ei tulnud kuhugi ei tule. Meil on endiselt 2 punkti peal. Ja nüüd ootame selle viske ära, siis vaatame, kuhu ta selle paneb, et kas me peaks hakkama korilusega tegelema või mis me siin teeme. Seltskond siniseid seisavad siin iga pool ees, aga ma ei hakka kaameraga kuhugi minema. Vaatame selle viske nagu. Viske sooritust me ei näe, aga vaatame selle tulemuse lõpptulemust me näeme. Ja tuli päris hea sinna. Punktis kindlasti mitte, aga seda teiseks tuli ka vist pigem mitte, et meil peaks olema 2 punkti peal. Ja kui hästi vaadata, siis seal, kus see hele on ja no seal on just see, kus see karlakuul, see tumekuul, see on, ta on nagu orus, ta on nagu lohus. Ja see Marksi jätukuul, see on nagu jällegi hakkab nagu laine harjale minema tõusma, et need on sellised imeväiksed sellised kallakud, aga väga hästi. Korjame. 3 punkti peaks olema küll ka. Pihta, hästi. Ega ei lükanud ära ju, ei lükanud ära, ikka 4. Võib-olla natukene võiks vaiksemalt lisata, et kui nüüd sellele karlakuulile pihta ei oleks saanud, siis ta oleks võib-olla pikaks läinud. Aga ei see mida. Jah, täpselt sinna ja. Üks veel, 4 on number. 4 on väga kena number praegu, vaatame. Ai, see kurat keeras ära. See keeras ära. See pagan keeras nüüd ära, aga 4 on küll kena number ka. 4 punkti paneme juurde siit kohe. 4 vedo. Ütleme, et 9 on Eestil ja Sotil on 5. 9-5. See oli selline paras amps, selline hea suutäis, mida võtta. 4 on kohe, et nagu see kella peal kohe, see Seier tegi kohe sellise liigutuse, et oh. Come on, Karla! Seis on 9-5. Oot, mulle tundub, et seal Soomes vist on mingi turniir täna, et ma ei tea, kas seal ülekanded keegi vist ei tee, võib-olla Soome mingid lehed või asja teada, huvitav oleks seal ka jälgida, kuidas seal meie omadel läheb seal, et loodame, et tulevad head mängud ja võidud kõik koju, ja kogemusi kamaluga ja kaua me siin omakeskis ikka siksime, et vahepeal ikka hea käia õues ka, naabritelgi kas või külas. Suurepärane asestus Karlavad. Ja seis on meil endiselt 9-5. Tundub, et kaugelt vaatan, et Läti enam ei mängi. Aga ma ei tea, kas ta mängis ikka Läti, mängis Serbiaga või kellega ta seal mängis, aga Serbiaga vist, jah. Aga ma arvan, et Läti vist võttis, kuigi pead ei taha anda. Oba, ilus retro, ilus löök. Kruttis ilusti siia tagasi see kuul, aga lihtsalt sellest kuulist mööda ja on juba hea. On juba hea.
nüüd vist on väike mõte, et kas äkki lasta Jaril visata, et vasaku käega on parem visata siit, aga ei. Ei see mida, Karla läheb ikka viskama. Ülesanne lihtne sellest kuulist lihtsalt mööda veereda ja on juba hästi. Mida ligemale, seda veel paremini. Ruumi on, seal on mingi, no ma ei tea, 70 senti vist äkki pakun. Kaugelt ei näe ka. Oi. Seal oli täitsa pehme oli sealt, selline pehme oli kohe seal, et huvitavalt sealt üldse minna nii suure kaarega sellest mööda. Okei, no see ütleme, see ei tulnud välja, ei saa mida. Paneme kohe uue asemele. Okei. Nüüd peab olema terane küll ka. Vasaku käega Jaril peaksid hästi saama ju küll, asetada ilusti mööda. Ja esimeseks. Ja no ei saagi sellest mööda. Tähendab mööda sai, aga no ikkagi ta pidi ikka sinna pihta veel minema. Ossa pagan küll. Esimeseks tuli, aga täitsa keeras pahasti ära. Nüüd on selles mõttes pahasti, et sotlastel on hea oma kuuli pealt mängida. Mitte otseselt võib-olla mitte lükka minna, kui sealt ligidalt lähed. Kui kõks saab pihta, on juba 2 peal. Aga läheb mööda. On lihtsalt esimene ruumi on. Vaatame, kuidas õnnestub. No, see läks hoopis pikaks läks. Huvitav ise oli see. Kas läks nagu raske öelda, kas läks enda kuuli pealt mängima või mis ta nüüd mõttes, aga ei saanudki ligemale. Okei. Seis on 9-5. Vaat nii. Nüüd sai pihta ja nüüd sai nii hästi pihta, et nüüd peaks olema äkki koguni 2 peal või. Kas on nüüd 2 või on 1? No, jah. Ütleme nii, et keeruline on sinna nüüd esimeseks saada. Võib-olla minna lööma, lüüaks vähemalt punkti maha. Ühega äkki peaks minema lööma. Saaks punkti maha. Punkt maha, jaa. Okei, lööme punkti maha. Come on, lööme punkti maha. Eriti veel selles valguses, kui meil koguni 2 peal, et siis kui saaks ühegi ära lüüa, oleks juba hea. Come on. No nii, bueno. Täpselt vajalik asi. Ise jäi, vastaste 2 kuuli tõmbasid minekit. Ja tundub, et vist on meil 2 peal, kuidagi ruum ja muidugi miljon küll ka, aga esmatähtis on see, et vastane ringis. Ja olukord on natukene parem. Tundus, et läheb juba täbaraks kätte ära. Vastastel on 3 kuuli ja meil on 2 kuuli käes. Mis nad nüüd teevad? Miks löö ringi läheb? Siis on äkki 1 peal meil ikkagi vist. Kui meil 2 oleks peal, no ma ei tea, kas siis ei oleks mõtet küll minna ja lööma. Ruumi on tegelikult.
ja suund oli vale. Kukkus enne maha ja suund oli ka vale ja ei kratsinud sugugi ära. Niiviisi. Aga nüüd on ju kuulid tasa. Nii, Andorra, Norra. Ma ei saa, kumb võitis? Kumb on? Andorra, Norra. Andorra võitis. Andorra võitis Norrat. See on mingi, kõlab nagu mingi lastesaate multifilmi pealkiri. Multifilmi pealkiri, kuidas Andorra ja Norra läksid petanki mängima. Aga Andorra võitis Norrat. Okei, mis siin sellest? Ja, ilusti kontrollitud vise. Kohe esimeseks. Meil on 2 kuuli käes, vastastel on 1 kuul käes. Pigem vist äkki oleks mõttekas vist ikkagi lööma minna. Pigem nagu oleks. Kuigi nüüd on kaugus on kusagil 9 meetrit küll. Igaks üks vaadatakse üle, kas meil on 2 järgmist või on 1 järgmist. Come on, come on. Kaart oli, kõiki oli, ega üle ja natuke mööda ka. Okei. Niiviisi. Tundub, et meil on vist 1 järgmine. Et me läheme vist ikkagi asetama nüüd. Nüüd on see eeskuul on Marksi kuul, et kui sinna pihta peaks minema, midagi pahandust ei juhtu. Midagi pahandust ei juhtu. Come on nüüd. Ronts tuli vaatama. Vans. Seda nimetame ebaõnnestunud viskeks. Paraku. Sedapuhku läks ta tõstma suht kõrgele ja natuke kõrgema kaarega, aga seekord see ei õnnestunud. Tulu ei toonud. Nii. Kõva ettevalmistus. Ikka asetavad. Ei no, läks liiga safety mängima. Läks liiga safety mängima ja Soti see 1 punkti siit juurde. Seis on 9-6. Ja ka 6 minutit on mängida. Ja. 9 minutit on mängida, 5 minutit on mängida ja 50 sekundit. Väga paljud mängud on juba lõppenud. Aga 1, 2, 3, 4, 5, 6 mängu veel käib. Ja natuke riivas Nadi. Oleks peaaegu Nadiga päris kaasa võtnud. Aga läks natuke pikaks. Ilmselt need, kes siin Vahur ja Ivar ja kes siin kõik tulevad vaatama nüüd või nad teevad juba, aga ma näen, et mul õrna eelmine. Et teil nagu autorallist nagu ei pea midagi või on seal mingi paus praegu. Aga minu meelest on ka jumala õige valik ikkagi tulla vaata petanki. Selle asemel, et vaadata, kus need
autod seal kihutavad ja lõhuvad. Rehve ja tuli esimeseks. Jällegi see orust läbi ja vastas külje peale. Nõlva peale. Need ei ole suured, need lained siin, aga noh, piisavalt, et mängu muuta. Leedu mängib Tšehhiga, seal on seis 10-3. Ei ole õrna ämmegi, kes juhib. Aga okei. Vaatame seda Sotimehe selga. Ja suurepärane asetus. Täpselt snadi ette, mingi 12 senti. Iseenesest okei lüüa. Pigem rohkem suuna peal on vastaste kuul siin taga, kui läheb üle või midagi. Et Karla kuul on siin natuke kõrval, et kui nüüd rikosetti ei saa, siis... Aga muidugi see on ka selline, et siin võib ka see snadi nüüd liikuda. Vaatame, kuidas Marks õnnestub. Ei noh, mis ta ei ole noh, bueno. Muy bueno. Andorra mängija ka siin kiitis Marksi esetust, ütles muy bien. Nüüd on muidugi snadi nüüd natuke ikkagi liikus, et teine on nüüd küll vastaste kuul. Meil on esimene ja kolmas. Ja suund oli vale, jäi lühikseks, maas isegi püsis kuul ja ei põrkanud üle. Aga suund oli piisavalt vale, et ta ära ei kratsinud seda kuuli. Ära ei kratsinud. Holland ja Ungari lõpetasid ka mängu. Jällegi õrna aimugi, kes võitis. Tundub, et Ungaris on käed püsti. Ungari võitis Hollandit, kui kedagi huvitab. Holland ja Ungari peaks olema ka kaks sellist võistkonda, kes kindlasti loodavad siit edasipääsu teenida. Ja bueno, nüüd tegi hea viske. Sotimees kohe oli kaart rohkem ja tegi jätu sinna. Okei. Niiviisi. Nüüd on vastastel 2 tükki peal. Meil on 4 kuuli käes. Ja seis on 9-6. Nii tuleks head õnnestumist vaja. Kohe käib ka ajapile, peaks käima. Ei, see jälle tõmbas kinni. Huvitav küll. Kas nüüd oli seda vinti liiga palju tõmbas peale, et ei tulnud nagu üldse kohale. Nii aeg sai täis, peale seda vooru tuleb veel 2 nadivooru. See oli nüüd selles mõttes natuke paha kuul, et ta natukene häirib ka sinna otses nadi peale mängimist, võib-olla. Eriti Jari, kes on meil teadupärast vasakukäeline, et.
nüüd peaks selle vooru kuidagi elama üle. Come on! Lukud, värgid, särgid! Praegu on veel mängima jäänud veel Leedu ja Tšehhi, Eesti, Šoti, Iisrael ja Inglismaa. Ja kas see on äkki Wales ja Iiri vist äkki. Aga noh, see ei ole üldse oluline. Olulised sündmust hakkavad siin nüüd koorma. Kas minnakse äkki snadi lööma või? Et äkki kui snadi ei lähe, läheb tagant 1 punkt maha vähemalt. Kaugus on päris pikk. Vaatame, kuidas õnnestub. Ai, see pagan. Okei. Hästi. All good. Almost, peaaegu. Ma saan aru, jah. Me saame kõik aru sellest. Aga vähemalt 1 punkt maas. Come on! Lööme veel. Ilusti jäime sinna veel. Ma ei taha midagi öelda, aga meil on 3 peal praegu. Aga noh, see on nagu lihtsalt statistiliselt on meil 3 peal. Aga vastastel on 2 kuuli käes. Et ütleme, noh, suurt pahandust siin ei juhtunud, et kui vahepeal tundus, et hetkeseised väga halb, et vastastel on kuule rohkem ja kuule palju käes veel ja 2 punkti peal, siis ilusti saime sellega hakkama ilusti. Ei tule ikka. Kaotab 2. Või kuidas see laul käis? Ja nüüd on kuulit osa. Ei ole paha seis. Ei ole paha nagu üldse. Nii, Šoti viimane kuul. Ei tule ikka. Tuli ikka. Okei, no vähemalt selles on mõte lihtne, et ei ole mingit kahepidi mõtlemist, kas minna asetama või lööma. Nüüd on asi selge, lihtsalt tuleb lüüa ja ongi kogu muusika. Oleks pannud selle hea teise, siis oleks mõttekohti, kas lööma, mitte vaatama, mis järgi teeb. Läkski ette maha lööma ja ta põrkas täpselt parasjagu üle, et ei kukkunud alla. Assa pagan küll. Suund iseenest oli. 2 nadi. Šoti sai ikkagi siit 1 punkti juurde ja seis on 9-7. Ja 2 nadi. Assa pagan küll. Aga ei see midagi. Yeah. Mingi 9 meetrit pakun on stadi kaugus. Inglismaa kõrvalväljakul kõiskasid, rõkkasid, võitsid Iisraeli. Okei. Tundus, et läheb juba hakkab kõrval Audi joone juurde minema, aga ikkagi ta auto ei läinud. Ja päeva lõpuks tuli päris okei asetus välja Šoti esiasetaja. Ma ei taha mitte midagi öelda, aga mängima on jäänud ainult Eesti ja Šoti, need sinisärkidega vennad on kõik mängima jäänud. Teised on kõik oma mängud ja toimetamist lõpetanud.
ja ära keeras. See keeras peale põrget, hakkas kohe paremale minema, vaata. Okei. Üks on hea. Come on, Karla. Seis on 9-7. No jõuab. Hästi. Bueno. Ilusti kruttis kohale jõudis, ikka seekord läks ilusti otse. See esimene kool sai põrkest, pani kohe paremale minekit, et ka esimesel kaugus oli okei. Vaata, mis nüüd Šoti tulistaja teeb. Okei. Lõi, aga ise läks õue. Hästi löödud. Okei. Peale seda, see on eelviimane snadivoor, peale seda tuleb veel üks snadivoor. Ciao, come va? Auku. Seal oli mingi tühi koht, seal oli mingi paha koht ka, kuhu ei oleks võib-olla mõistlik on visata. Okei, uus üritus. Peaks nüüd kuidagi sinna suuna õigeks, et jälle tugevuse poolest see kuul oli väga okei, aga kohe peale põrget pani kohe paremale. Vaatame, kas saab sinna midagi ühel või ligemale. Ja seisma. See läks nüüd küll rohkem otsa, aga ta läks pikaks. Ta ei jäänud seisma seekord. Nüüd on meil tagakuul ka olemas, okei. Vastastel on 4 kuuli käes. 4 kuuli käes ja meil ei ole väga midagi asetust siin hõisata. Eest on täitsa tühi kõik. Ja seis on 9-7. Nii, mis siin nüüd välja mõeldi? Mõeldi niimoodi, et vist minnakse lööma, lööme selle punkti maha, siis on come on, nüüd oleks õnnestumist vaja. Kuuli jagu suund vasakult mööda. Come on. Paneb ligidale. Lukud, sarid. Eest kinni või midagi. Nüüd on küll pahandus ka. Come on. Jah, väga hea. Hästi! All good. Okei, vähemalt midagigi. Seis on 9-7 ja vastastel on 4 kuuli käes. Vaatame. Taga on ka meil kuul olemas. Vaatame.
kas sealt alt läks läbi või kus see kuul maandus tead? Aru ei saa. Silm, näed jah, täpselt selle kuuli kõrvale või ette või kus ta läks, et see tunne nagu alt oleks teinud läbi tead. Aga meile sobib see. Nüüd on vastastel 3 kuuli käes. Nüüd on vastastel 3 kuuli käes ja meil on seis on 9-7 ja peale seda tuleb veel üks nadivoor. No ausalt öeldes ega seda ei osanud oodata küll, et selline asi siit välja tuli, aga mis sa ära teed? Ette maha, ilusti jäi, vastastel 2 punkti peal, 2 kuuli käes, okei. Tuli ka 3. punkt. Okei. Selles voorus me mängisime põhimõtteliselt mängisime see voor, mängisime 1 kuuliga või? Jääme 2 kuuliga, vabandust. Õnneks see keeras ära, aga noh, nii palju õnne meil ei olnud, seda oleks kuidagi liipsuga peale lükanud, nii et vastane sai 3 punkti. Ja seis on nüüd hoopis niimoodi, et Eesti 9, Šoti 10 ja viimane Snadi voor. Come on nüüd! 1 ligidale ja... Viimane Snadi voor. Ai jah, päris hästi pandud. Snadi täpselt joone kõrvale. Mine nüüd võta kinni, kellele see nüüd kasulikum rohkem on. Pigem võib-olla Šotile, nemad ju juhivad. Meie peame vaatama, et õue ei läheks kuulid. Rohkem võib-olla. Ma ei taha midagi öelda, aga siin hakkab tunduma natukene juba samat hõngu, mis eile oli korvpallis. Väga pinev korvpalliõhtu. Et ei... Saad aru, mis teevad? Nad lähevad Snadi lööma. Vaata seda. Lähevadki Snadi lööma. Snadi jõue on mäng läbi. Kas keegi oleks kodus selle peale tulnud? Okei. Mars küll utsitab takka, et 4 korda lööge veel, proovi veel 4 korda. 4 korda ju saab sinna Snadi lüüa, aga rohkem ikka mune ei ole poistel, tead. Arusaamatu. Aga pagan tegi väga hea asetuse ka. Hea asetus, siis väga hea asetus ka. Ja piisavalt jälle selline, et kui meie läheme lööma, siis võib ka jälle Snadi minna õue. No ta veel päris Snadis kinni ei ole, et isegi, kas ta peab nüüd minema õue, pigem võib-olla mitte, aga väike oht ikka on, et see Snadi võib siis õue minna. Pärast lööki selles mõttes oli väga hea asetus šotlaste poolt Snadi suunas. Et kuna on viimane Snadi voor, siis Snadi õues ja
ja Kame is over. Okei. Come on, Karla! Ai, natuke läks pikaks. See on selles mõttes nagu triki jälle, see snadi on seal ilusti nööri peal, et me ei saa ise ka asetada, ei saa snattida. Et lähed asetada snatti kinni ja vastane lööb, on snadi õues. Nüüd lähme lööma. Kogemata läheb snadi pihta, on jälle snadi õues. Et siin on Šotil on väga head seis ikkagi endiselt. Come on, Marks! Nüüd oleks vaja head õnnestumist. Põske võib-olla isegi oleks hea. Vaatame, loodame, et õnnestub. Oi, okei. Ma arvan, peaks veel lööma. Pahandus on siin selle asja nimi on pahandus. Come on! Jah, hästi. Okei. Aga oleks võinud kohe esimesega õnnestuda see. Vahet ei ole. All good. Nüüd nad ei saa ise oma kuuli peale mängida ja nüüd selles mõttes on see kuulsed eest ära ka. Et lasta siis olla. Palju meil neid kuule siin käes on küll. Karlal peaks ka olema kuuli veel. Jah, meil on 3 kuuli. Aga vastastel on 4 kuuli. Ja seis on 10-9, 9-10 tähendab. Šoti 10, Eesti 9. Ja viimane snadi voor. Ja jäi esimeseks. Jäigi esimeseks kat-teemet küll. Aga ei see midagi. Ruumi on. Eest on tühi ilusti sinna paari suunas tulla ja... Come on, Karla! Üks on hea. Kuidas see mäng nüüd niimoodi läks? On ikka? Bueno! Ei ole hullu. Vastane ringis. Vastastel on 3 kuuli. Ja igal juhul. Igal juhul. Vastastel 3 kuuli. Meil 2 kuuli. Ja vastane juhib 10-9. Kõik mängud on otsa saanud. Väga palju võistkondi jälgivad ka, mis siin toimub. Õues on see. See käis õues ju. Ei käinud või? Saatana püs. See on. Siin nüüd see vaadatakse, et äkki mõõta hoopis, et mina isegi, kurat see kuul, oleks võinud õue minna, teed. Aga nüüd nad vist ikkagi ei näinud, et oleks õues käinud. Nii. Igaks juhuks, et midagi siin 2 vahele jääks.
kohtunikul ka midagi tööd. Ai. Pool senti edasi ja see kuul oleks õues olnud. Ei oleks mingit mõõtmistega miskit, aga tundub, et ta kuul ikka lõikab joont, et ülejäänud vaadates, et ta ikka väljakul veel on. Ja nüüd siis, kui midagi muud ei ole, siis vähemalt meie saame mõtelda, et milline otsus järgmisena vastu võtta, sellist, et meil on Jaril on 2 kuuli. Jah, ongi vastasel peal. Вот здесь. Них. Nii, Jari läheb lööma seda kuuli. Ai. No. Oi, sa pagan, see on nagu selles tuntud Eesti televisiooni saates, et teinekord halb on hea ja hea on halb. Seekord oli vist võib-olla, et hea oli halb. Vaatame, see kuul jäi täpselt sellest nadi ette. Sa pagan küll nüüd. Päriselt. Sa kais. Ja see nadi ei läinudki õue ei läinud, aga ikkagi vastaste puhul on peal tead. Оба ихние? One. Oh, Jesus Maria Joosep. Last ball. Last? Jah. Ball. 1-1. Haru. Jah. Oi, katteemet ka. Oota. Ma arvan, ikka üks peaks olema nende. Üle läks. See läks üle ja kahjuks mäng lõppes niimoodi, et 11-9 võitis selle mängu Šotimaa. Et milleks meile raskused selleks, et need võita. Päev ei ala nii, nagu me tahtsime, aga ei see midagi. Nüüd on väike paus ja kohe varsti, või millal see aeg nüüd oligi, hakkab järgmine mäng. Et selline see mäng, selline see petank on. Aga et läks rappa see mäng, aga ma panen korra kinni ja siis tuleme varsti tagasi.